Tere, mina olen Alar Jällikas ja mul oli au osaleda siis Sool ja valguskoguduse sünni juures, mis 95. aastal siis niimoodi sai tuule tiibadesse. Noh, algusest peale, kui meil tekkis mingisugune selline noorteühendus ja kooskäimine, siis tekkis ka see igatsus, et tahaks sellist kogudust, mille lävepakk ei oleks, ütleme, tavaliste inimeste jaoks, kes ei ole otseselt olnud perekondlikult või muidu kirikuga seotud, siis et neil oleks võimalik sinna tulla ilma liiga suure kohmetuseta. Ja et see nagu kuidagi kultuuriliselt oleks ka nagu sellises keeles, mis oleks nagu arusaadav. See oli nagu see peamine ja et siis nooremate generatsioonide juures ja kes noh, ise sai ju ka oldud selle generatsioonide hulgas millalgi, et siis nendele generatsioonidele evangeeliumi kuulutada, et see oli tol ajal see peamine motivaator. Meil oli sidemed noorteorganisatsiooniga Youth with a Mission või siis Noored missiooniga ja enne Sool ja valguskoguduse rajamist oli palju tegemisi ka noorte tegevusega, selliste väikeste gruppide koondamisega, kes tegelesid laulu ja tantsuga ja käisid ringi evangeliseerimas. Pluss meil oli tekkinud sidemed ka inglastega, kellest mõne aasta pärast mõnedest said väga head sõbrad. Ja eks sealt tuli nagu selliseid mõjutusi ja impulsse ja olime näinud, kuidas võiks see asi välja näha. Et see oli selline õhustik 90. aastate elevus ka ümber sellise, et ikkagi, et evangeelium leviks, sõna leviks ja inimesed võiks tulla Jumala juurde, et see oli tol ajal nagu üldises mõttes ka kuidagi õhus. Minust oli saanud Pärnu Immanueli koguduse noorte evangelist. Ja siis selles võtmes ma käisin ringi ka, noh, Pärnus oli meil kogunemisi ja siis ka maakonnas, et käisime erinevates kohtades seal Tõstamaal, Pärnu Jaagupis, Mõisakülas, Kilingi-Nõmmes ja nii edasi. Ja siis selle tegevuse kaudu tekkis selline noorte osadus või kooskäimine, mis tihtipeale toimus ka meie kodus, tol ajal siis Kaarli tänaval mere ääres ja see oli selline regulaarne, selline nagu ta ei olnud niisugune väga formaalne või organiseeritud, jah, mingitel nädalapäevadel saadi kokku ja oldi koos, paletati, lauldi. Aga ta oli üsna selline nagu vabas vormis nii-öelda. Ja sealt siis edasi 93. aastal anti tagasi üks endine koguduse hoone, mis asus Suurposti tänaval. Suurposti 18a asub seal tänaseni ja kannab nime Pärnu Saalemi Vaba Kogudus. Ja esmapilgul, kui need asjad hakkasid nagu lahti veerema, siis oli selline lootus, et me saame minna sinna ja seal alustada sellise kogudusega. Noh, töö käigus need asjad nagu ikka, nad muutusid, seal oli ka teisi gruppe, kes seal varem olid olnud ja kes olid huvitatud selle töö jätkamisest. Ja seal tekkis nagu selline üsna mitmekesine pilt nagu sellest, kuidas see asi võiks seal edasi minna, aga seal oli see alguspunkt. Jah, kui see kogudus nagu sai siis alguse, nagu siis öeldud, sai varem, et 95. aasta jaanuaris, seda ma ei öelnud, aga olid siis asutamiskoosolekud, need toimusid üleüldse maal, kas Kati talus Kastnas jaanuarikuus, ilmastikutingimused olid päris käredad, aga seal need niisugune avamisväike laagrikene või kogunemine siis aset leidis ja seal sai siis nagu vaadatud, et kes need inimesed on, kellega kes kaasa tulevad, kellega see kogudus siis nagu alustab. Oligi umbes 12 inimest seal, nii noori kui vanu. Tegelikult vanadest olime siis põhiliselt mina, minu abikaasa Katrin, David Amberg ja tema abikaasa Kadri. See oli see nelik, kes nagu siis olid need sambad tol hetkel või vanurid. Aga kui see kogudus asutatud sai, siis alguses, ütleme, selline linnas toimuv esimene kogunemine toimus siis niinimetatud Taku klubis. See oli siis linnakombinaadi klubi, mis asus siis Tööstuse tänaval.
ja seal oli selline huvitav olukord, et see oli nagu peeglitega saal, kus me koos käisime, kalavõrgud miskipärast lippusid laes, see tundus tol ajal selline disainielement, ilmselt oli see, keegi oli selle ju kujundanud, me lihtsalt läksime sinna ruumi, hakkasime seda kasutama. Ja mis alguses tekkis meil üks selline koht, mille nimetuseks sai Valge Maja. See oli siis üks peamine koguduse kooskäimise koht ja see põhjus oli ka see, et meile tulid appi 2 misjonäri Inglismaalt, Adam ja Karina, kes siis said sinna omale elupaiga. Sellega paralleelselt meil millegipärast oli vajadus 2 koha järgi ja kohe alguses, et Taku klubi jäi alles. Seal me käisime ka millegipärast. Mis see täpne põhjendus oli, ma ei oska isegi praegu seda nagu esile tuua, sellepärast, et ma ei tea, või oli meil mikroskoopiline suurushullustus, et 2 kohta kasutada, aga nii see oli, et pühapäeviti minu arust me käisime Taku klubis, tegime nii-öelda jumalateenistuse, aga teistel nädalapäevadel toimus elu seal Valges Majas. Meil käis palju külalisi 90-ndatel ja mäletan, ühe Taani grupiga oli nii, et otsustati aias lõket teha. Ja lõkke võib-olla ei jäänud piisavatesse piiridesse, igal juhul olid naabrid kutsunud tuletõrje, kes tulid siis asjalikud mehed, varsti aedlaselt kustutame selle väikse asja siit ära. Kustutasid ära, läksid minema ja eks pidu läks edasi, lihtsalt ilma lõkketa seekord. Asukohtadest, siis läks veel muidugi lahti karussell, et kui Valge Maja lõpuks enam ei olnud nagu see koht, kus me koos käisime, siis tuli Roheline Maja ja siis tekkis meil ruum, mis muutus püsivamaks siis endisesse teenindusmajja, kus praegu on vägev kortermaja, aga seal siis käisid koos ka mõned kogudused, ka Nelipühi kogudus käis seal samas majas koos, nii et pühapäeviti mõnikord kostis üks tümakas nagu ühest karruselt ja teine tümakas teiselt karruselt ja nii oli ka. Ja siis me käisime koos veel Jaanrink erakooli pööningul või tähendab katusesaalis mingitel aegadel, siis me käisime Suurposti 2, mitte Suurposti, vaid Tallinna maantee 8 vist oli see maja, endine Vikero selle hoone või selline Vikerole kuulunud vist selline kompleks oli seal tegelikult, kus siis meil oli ka üks järjekordne peeglisaal, kus me siis oma koosolekuid pidasime. Ja küllap neid oli veel, me mõnes koolis käisime ja millegipärast meil olime natuke siuke nomaadliku eluviisi ka, et ühest paigast teise. Noorte ringides meid teati ja koolides ka, et seal, kus meil oli nagu õpilasi või kus kogudus käivate inimeste hulgas, kes oli õpilasi, siis seal ikkagi teati ja vahetevahel korraldati ka küllaltki suuri üritusi, siin oli üks. Kui me saime nagu teha mõned projektid koos linnaga, siis mõned neist olid päris suured, üks toimus ka kontserdimajas, mis oli siis meie noorte nagu sellist väljasirutamist või outreach'i hakati kutsuma The Place ja üks siis see The Place toimus siis kontserdimajas, kus ka tõepoolest oli siis koos mingi 500-600 inimest, et mõned neist ettevõtmistest olid päris suured, aga need oli igas formaadis ja igas suuruses, et ei olnud nagu suur üritusi korraldav korporatsioon, me korraldasime, mida korraldada sai ja vastavalt võimalustele, aga me olime noorte kogudus jah, sel ajal üsna selgelt ja nagu noorteni sirutamine oli nagu peamine asi, mida me tegime sel ajal. Ja oma pereliikmed olid väga aktiivsed, siis meie 5 last olid seal küll ülistusgrupis, küll organisaatorid, küll mida iganes ja teised abilid, kes juurde tulid. Üks selline crazy lugu oli see, et me alguses selle kambaga, kui Sool ja Valgus kogudust veel ei olnud, me käisime koos Saalemi vabakoguduse ruumides, seal tekkis nagu eristuv niisugune noorte punt ja selle pundil, kui olid inglased külas, siis me olime koos, laulsime üleval rõdu peal, ruumid olid värskelt remonditud just, aga meil laulmine ei toimunud lihtsalt lauluga, vaid seal oli ka vaja liigutada ennast ja isegi hüpata ja seal oli siis mingi see mingi lugu, mis oli 90. algul. Jeesus, vabadus ja valgus, Jeesus, uue elu algus, sellepärast seisame me täna siin ja siin. Ja nii edasi ja siis muidugi hüppamise saatel ja pärast kogudus kaebas, et olid tekkinud praod vast remonditud rõdu alla kuskile sinna, ma ei tea täpselt, kus need praod seal olid, aga nii väideti vähemalt.
no ma näen, et jätkuvalt Sool ja valguskogudus suudab nagu ja on sirutamas oma generatsioonide hulka. Loomulikult see vanusegrupp on natuke muutunud. Elud on läinud edasi, aga on tore näha, et osad inimesed, kes siis olid algaegadel, on ka praegu seal koguduse ümber ja koguduse sees. Ja jätkuvalt toimub ka selline oma nagu eakaaslaste või oma suhtlusringi inimesteni jõudmine ja nende juurde selle evangeeliumi toomine. Ma soovingi, et see tegelikult see evangeelne hind nagu jätkuks, kasvaks, areneks vaimuväes. Ja mul on hea meel, et see kogudus nagu on jõudnud tänasesse päeva sellisena, nagu ta täna on.